Saue Riigigümnaasiumis toimus äsja meie rohetiimi poolt korraldatud rohekonverents SRG Green Tech Start, mille eesmärk oli tõsta õpilaste teadlikkust rohetehnoloogiatest, nende kasutusvõimalustest ja keskkonnamõjudest. Terve päeva jooksul olid laval erinevad esinejad. Päeva avas SRG koolijuht Taavi Vilba ning ettekannetega alustas Tallinna Ülikoolist Jaanus Terasmaa, kes mõtiskles teemal kobarkriis. Enn Laansoo juunior Pakri teadus- ja tööstuspargist jätkas päeva erinevate rohetehnoloogiate tutvustamisega ning võttis jutuks ka oma kogemuse roheettevõtlusmaastikul. Anna Lohmatova Eesti Kunstiakadeemia jätkusuutliku disaini ja materjalide laborist tutvustas õpilastele ringmajandust ja ringdisaini. Enne lõunat toimus kõigi esinejate ja päevajuhtidega lava peal paneeldiskussioon, kus õpilased said esitada küsimusi ning lava peal toimus aktiivne arutelu küsimuste vastamiseks. Pärast lõunapausi jätkas päeva Politsei- ja Piirivalveametist Kadi Mäe, kes tõi näiteid, kuidas saab ka politseis keskkonna hoida. Kerli Lambing Lääne-Harju vallast läks edasi teemaga rohelisest vallast ning konverentsi lõpetas Rocca al Mare kool. Rocca al Mare koolist olid külas Kadi Asmer ja ema Karmen Koit sõnavõttudega rohelise koolikeskkonna ning jätkusuutlike kooliürituste korraldamise võludest ja valudest. Lisaks sai terve päeva jooksul ennast registreerida erinevatesse töötubadesse. Taastuvenergia töötoas räägiti taastuvenergia liikidest ning uuriti taastuvenergia mudelkomplekte. Päikeseenergia töötoas arutleti päikeseenergia kasulikkuse üle ning tehti ka päikeseenergiat kasutav mudel. Töötoas Aqualibrium anti ülevaade veevõrkude projekteerimisest, ehitamisest ja modelleerimisest. Heitsoojuse töötoas sai teada, kust tuleb heitsoojus, kui palju seda tuleb ning kuidas seda saab kasulikult ära kasutada tubade kütmiseks. Päeva viisid läbi Saue Riigigümnaasiumi õpilased Säde-Helis Pärn ja Andrus Eerpais. Rohekonverentsi toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK ning päeva lõpetas geograafiaõpetaja ja ürituse pealkorraldaja Eliko Kõiv. Kuid et kõik rohekonverentsilt saadud uued teadmised kinnistuksid, korraldas rohetiim järgmisel päeval häkatoni, kus mõeldi, mis rohelahendusi saaks kasutada ka Saue Riigigümnaasiumi koolikeskkonnas. Häkatoni päev algas rohekonverentsil välja kuulutatud küsimuste tulemuste avaldamisega ning tekkinud probleemide teadvustamisega. Peale seda jaotati kõik mentorrühmad oma klassidesse ning hakati tegelema konkreetse probleemi lahendamisega. Päeva lõpus esitasid klassid oma parimat rohelahenduse ideed kogu koolile. Parimaid ideid tunnustas žürii ja publik 600 € suuruse auhinnafondiga. Päeva viisid läbi Eliko Kõiv ja Krislin Malm ning taaskord toetas päeva Keskkonnainvesteeringute Keskus KIK.